Igat seaduseelnõud ja seadust, mida riik valmistab, vaatab kümneid silmapaare ministeeriumides, Riigikogus, valitsuses, poliitikuid sinna otsa. Aga ometigi lipsavad läbi vead, mis võivad riigile maksma minna miljoneid. Eile õhtul selgus taaskord üks apsakas. Eile õhtul arutas Riigikogu võõrtööliste palganõude langetamist ning jutt läks sellele, kas see toob haigekassale rohkem raha või on lisanduvate võõrtöötajate ravikulud suuremad kui maksutulu. Ülemine vahemik tervishoiukulude puhul on 2 korda suurem kui laekuv sotsiaalmaks ravikindlustusele. Esiteks on siin muidugi sotsmaksu laekumise puhul arvutusviga sisse tulnud, aga ka see ülejäänud loogika ei pruugi kehtida. Ma tahan kõigepealt südamest tänada Riina Sikkutit, kes on avastanud selle vea seletuskirjas, mis tõendab esiteks seda, et need eelnõud, mis tulevad Riigikogusse, nad võivad väga head olla, aga nad ei ole kunagi suurepärased, sellepärast et suurepärasteks muutuvad nad alles siis, kui Riigikogu liikmed teevad nendega tööd. Erinevalt hasartmängumaksu apsakast riigi raha ohus ei ole. Tegu oli loogikaveast ajendatud vale prognoosiga, mis reaalset laekumist ei oleks mõjutanud. Igor Taro üritas siluda valitsuse pressikonverentsil juhtunut. Seal Riigikogu liikmed üritasid küll võtta mingit pikemat vaheaega, et seda arutada ja analüüsida seda viga, aga see oli hea näide, kuidas mul õnnestus AI-ga enne, kui see küsimus lõpule jõudis, juba saada sotti, et milles see viga seisneb, kus see on tulnud, mis on tema mõju ja kuidas see kõik välja näeb, kui me selle kõik ära parandame. Tänase päeva lõunaks oli Siseministeerium paranduse soovi eelnõu seletuskirja juba Riigikokku teele saatnud, maksulaekumise prognoos igal aastal 10 miljonit suuremaks hinnatud, aga juhtunud tekitab vaid küsimusi juurde. Teine näide on ju hasartmängumaksu seadusega alles värskete haavadega, kus riigile sündis konkreetne kahju. Alles hiljuti meil oli ka üks kuulus hasartmängu maksupuudatus, kus ka selgus, et valitsus tegelikult päris hästi aru ei saa, kas ta tõstab, langetab või kaotab maksu. Nii et minul tekib tõsine mure, et kuidas me saame parlamendis menetleda sellist eelnõu, mille seletuskirjas on väga elementaarsed, ma ütleksin põhimõtteliselt ikkagi põhikooli matemaatika tasemel arvutusvead sees. Valitsuse esindajate reaktsioon. Vigu ikka juhtub ja jääbki juhtuma. Õnnetusi ikka juhtub, et õnnetusi ei saagi ära hoida, aga katastroofi saab ära hoida, kui sa teed mingisuguse algoritmi, et kuidas neid asju ennetada. Et nagu ma ütlesin, et pärast seda asja, mis eelmine kord avalikuks tuli, tehti need järeldused, tehti need algoritmid ümber, lihtsalt see dokument on valminud mõnevõrra varem. Aga ma võin ette öelda, Jürgen vist on ainukesena parlamendis minust rohkem olnud kauem, eks ju, et neid vigu tuleb veel. Ja Eesti riigis me oleme muutnud seadusandliku protsessi parasjagu kiiremaks. Erinevad lahendused, mõned eelnõud tulevad kiiremini, ametnikke oleme vähemaks tõmmanud. Kõigile tundub, et ametnikud on tihti elul ees, aga me oleme ikkagi päris jõuliselt tõmbamas erinevatest kohtadest neid silmapaare maha. Mina olen näpuga näitamisega nõus. Need on parimad inimesed riigi aparaadis, mis tähendab ka tegelikult riigi mastaabis, kes need asjadest vastutasid ja mina neid ei kritiseeri. Tuleb ette, tegijal juhtub ja juhtub ka tulevikus, aga me teame, kuidas siis oma tähelepanelikkust suurendada. Toonitada tasub, et antud viga ei oleks tähendanud kasu ega kahju riigile. Tegemist oli valeinfoga ootuses palju laekub makse ja see on prognoos, mis ei mõjuta reaalset üle- või alalaekumist. Küll aga tehakse prognoosi alusel otsuseid ja kujundatakse seisukohti ning 10 miljoni euro võrra vigane prognoos tähendab ka 10 miljoni jagu valesti mõtlemist.